Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja läheme nüüd referaadiga edasi. Mul on olemas pealkiri, mõeldud juba, millest ma kirjutama hakkan, aga mul on tunne, et materjali on väheks jäänud. Näiteks hoonete kohta ma leidsin ainult ühe allika veebist, õpilaste kohta ei ole mitte midagi leidnud, nii et tegelikult on mul nüüd aeg siis seada sammud ka raamatukokku või raamaturiiuli juurde. Aga enne seda tasuks veel natukene netis ringi kolistada. Teen lahti lisatäbi ja läheme sellisesse kohta, mille nimi on Ester. Ester on siis e-kataloog. Kui ma panen Google'i otsingusse Ester, siis mul tuleb kohe lahti selline asi e-kataloog, mis võimaldab mul siis otsida erinevates raamatukogudes asuvaid trükiseid, muusikapalasid, sõnastikke, kõike muud. Nii, panen siia otsingukasti Gustav Adolfi gümnaasium. Nii, ja vaatame, mis meil siis välja tuleb. Nii, tuleb siis terve hulk erinevaid teoseid, kus on sees Gustav Adolfi gümnaasium. Gustav Adolfi gümnaasium ikka esimene, 2 spordiajalugu näiteks tuli välja. Nii, spordist ma nüüd just kirjutada ei tahtnud, aga vaatame, mis siin siis veel on. Vinüülist MP3-ni, helisalvestus, ka venekeelseid asju on, näete, väga palju. Nii, aga nüüd leidsin Gustav Adolfi gümnaasiumist võrsunud akadeemikud. Mul ei olnud midagi õpilaste kohta, aga järelikult ma siit saan. Nii, ja nüüd ma siis saan vaadata, kus see asub. Asukoht, siin on antud erinevad siis raamatukogud, kus saalides, aga ma arvan, et see on ka kindlasti kooliraamatukogus olemas. Nii, selleks nüüd, et ma saaks pärast ilusti otsida, ma kopeerin endale siit, selekteerin ära selle teksti, paremhiireklõps kopeeri ja paneme siia õpilaste alla kohe selle ära. Nii. Paremhiireklõps ja kleebi. Nii, Helda Venderström on koostaja. Nüüd, kui ma lähen raamatukokku, võin ma kohe küsida, et ma tean, et on olemas selline raamat. Vaatame korra veel. Et siin on nüüd terve hulk plaate, koolilood 20. sajandil, see mind päris ei huvita, aga Tallinna Püha Miikaeli klooster, ehitus- ja uurimislugu. Jällegi, see läheb mul nüüd hoonete alla ja hoonete kohta oli mul ju ka liiga vähe materjali. Nii, kopeerin ka endale ära selle, et ma ära ei unustaks. Nii, kopeeri ja paneme siia hoonete alla. Nii. Ja nüüd on mul siis ka juba mõned mõtted olemas, et kui ma raamatukokku lähen, siis ma saan juba küsida, saan öelda, et selle raamatu autor on üks või teine, või siis mis on selle raamatu pealkiri. Nii et alati tasub enne raamatukokku minemist teha ka veidi eeltööd siis e-kataloogiga Ester.